Tere sõbrad! Sellest videost saate teada, milliseid uuringuid ja teste võiks teha enam-vähem regulaarselt profülaktika eesmärgil ja mille kõrvalekalded hõlmavad suurt osa erinevate elundsüsteemide funktsioonihäireid, sealhulgas levinumaid kasvajaid. Nii ahvatlev mõte kord aastas teha testi või uuringu ja seejärel elada muretult järgmise aastani, kartmata, et kuskil organismis midagi kasvab, mis seal kasvada ei tohiks. Keegi teeb teatud teste ja uuringuid kord kvartalis, keegi kord 6 kuu, aasta või 2 aasta tagant ja keegi kahjuks ainult siis, kui on liiga hilja. Enda eest hoolitsemine ja nii nimetatud terviseärevus võivad sõltuda haridustasemest, sotsiaalsest staatusest, meditsiini kättesaadavusest, krooniliste haiguste esinemisest patsiendil endal või tervisehäirete olemasolust patsiendi sõpradel ja sugulastel ning muudest teguritest. Kirjeldan siin minu arvates kõige olulisemaid uuringuid, mida soovitan teha regulaarselt meestele ja naistele ja teatud haiguste suhtes võimaliku elsoodumuse olemasolul, näiteks lähisugulaste vähijuhtumid varases eas, tasub julgesti alustada regulaarsete läbivaatuste ja uuringutega isegi varasemast east võrreldes vanusega, mis on soovituslik uuringute alustamiseks üldpopulatsioonis inimestele ja neile, kellel ei ole mingitest riskidest teada. Erinevate uuringute vajadus meestel ja naistel ja ka sõltuvus vanusest on tingitud soolisest ja vanuselisest erinevusest haiguste tekkimise riskide osas. Toon siia keskmised andmed erinevatest allikatest, nii Euroopa kui ka Ameerika omadest. Andmed ei pruugi 100% kokku klappida Eesti Haigekassa soovitustega. Alustame naistest. Vererõhk igas vanuses iga 1 kuni 2 aasta tagant. Mammograafia rinnavähi sõeluuringuna alates 40. eluaastast, vajadusel veel varasemast east alates 30. eluaastast iga 1-2 aasta tagant. PAP-test ja test papilloomiviirusele hemaga kaela vähi sõeluuringuna alates 21. kuni 65. eluaastani või alates 3. aastast suguelu algusest. Mõned juhendid soovitavad testimist alustada alates 30. eluaastast. Iga 3 kuni 5 aasta tagant kõrgemate riskide juures kord aastas. Densitometria ehk luutiheduse uuring luude hõrenemise osteoporoosi sõeluuringuna alates 65. eluaastast või menopausi ajast lisariskitegurite olemasolul sõltuvalt arsti soovitustest. Kolesterool, sealhulgas apolipoproteiinid alates 20. eluaastast või isegi varem, kui on olemas kõrge risk südame-veresoonkonna haiguste tekke suhtes iga 4 kuni 6 aasta tagant tavalise riskiga täiskasvanutele ja sagedamini nendele, kellel on kõrgemad riskid. Koloskoopia, jämesoolevähi sõeluuring alates 45. kuni 75. eluaastani iga 10 aasta tagant, kõrgenenud riski olemasolul iga 5 aasta tagant. Tühja kõhu veresuhkur diabeedi suhtes alates 45. eluaastast iga 3 aasta tagant. Kuulmisuuring vanaduskuulmisnõrkuse suhtes alates 40. eluaastast vajadusel arsti soovitusel. Kopsuröntgen, kopsuvähi ja tuberkuloosi sõeluuringuna alates 55. eluaastast, kui varasemalt olete olnud aktiivne suitsetaja või olete praegu. 1 kord iga aasta kuni 5 aasta tagant sõltuvalt teie arsti soovitustest. Tavaline arstlik läbivaatus koos kaalu, pikkuse, kehamassiindeksi arvutamisega igas vanuses ja iga aasta tagant. Nägemise kontroll silmahaiguste suhtes igas vanuses iga 1 kuni 2 aasta tagant või sõltuvalt arsti soovitustest. Meestele. Vererõhk igas vanuses iga 1-2 aasta tagant. Kolesterool, sealhulgas apolipoproteiinid alates 20. eluaastast või isegi varem, kui on olemas kõrge risk südame-veresoonkonna haiguste tekke suhtes iga 4 kuni 6 aasta tagant tavalise riskiga täiskasvanutele ja sagedamini nendele, kellel on kõrgemad riskid.
Koloskoopia ja mesoole-vähi sõeluuring alates 45. kuni 75. eluaastani iga 10 aasta tagant. Kõrgenenud riski olemasolul iga 5 aasta tagant. Tühja kõhu veresuhkur diabeedi suhtes alates 45. eluaastast iga 3 aasta tagant. Kuulmisuuring vanaduskuulmisnõrkuse suhtes alates 40. eluaastast vajadusel arsti soovitustel. Kopsuröntgen, kopsuvähi ja tuberkuloosi sõeluuringuna alates 55. eluaastast, kui varasemalt olete olnud aktiivne suitsetaja või olete praegu. 1 kord iga aasta kuni 5 aasta tagant, sõltuvalt teie arsti soovitustest. Tavaline arstlik läbivaatus koos kaalu, pikkuse ja kehamassi indeksi arvutamisega igas vanuses ja iga aasta tagant. Prostaata spetsiifiline antigeen eesnäärmevähi sõeluuringuna alates 50. eluaastast. Tumedanahaliste aafriklaste jaoks alates 40. eluaastast vahemikus 1 kuni 5 aasta tagant. Nägemise kontroll silmahaiguste suhtes igas vanuses iga 1-2 aasta tagant või sõltuvalt arsti soovitustest. Nagu on näha, meestel ja naistel mitmed uuringute soovitused on ühised, aga muidugi on ka erandeid. Kui soovite teha mõned täiendavad vereanalüüsid, siis minu arvates allpool toodud 15 testi on antud juhul kõige laialdasemalt kasutatavad ja informatiivsed. Hemogramm või kliiniline veri ehk tavaline vereanalüüs. Siin hinnatakse hemoglobiini, erinevate vererakkude arvu, põletiku olemasolu ja muid näitajaid. HbA1c või glükohemoglobiin või glükeeritud hemoglobiin ehk 3 kuu keskmine veresuhkur. Kreatiniin ja neerude glomerulaarfiltratsiooni kiirus ehk siis GFR, sellega hinnatakse neerufunktsiooni. Alad, assad, GGT, bilirubiin. Hinnatakse maksafunktsiooni, sapiteede, südame, lihaste seisundit ja nende võimalikku kahjustust. CRP ehk C-reaktiivne valk, mitte spetsiifiline põletiku näitaja, mis võib olla seotud erinevate põletike ja kasvajatega. Z-reaktsioon ehk siis ESR, sama põletiku näitaja, mitte spetsiifiline, mis võib olla seotud erinevate põletike ja kasvajatega. Ferritiin, mitte spetsiifiline põletiku näitaja nagu C-reaktiivne valk ja Z-reaktsioon, mis võib olla seotud erinevate põletike ja kasvajatega, ühtlasi on see rauadepoo näit. Homotsüstein seotud südamehaiguste ja kasvajate tekkimise riskiga. ALP ehk alkaalne fosfataas. Kõrvalekaldeid esineb erinevate maksa, neerude ja luude haiguste korral. LDH ehk laktaatdehüdrogenaas. Seda seostatakse kopsu, vere, maksa, neeruhaigustega ja erinevate kasvajatega. Uriini ribaanalüüs, uriinisademe mikroskoopia hinnatakse põletiku, bakterite ja kristallide olemasolu, neerukivide ja muude kuseteede haiguste korral. Üldjuhul ma ei soovita teha teil teste kallite mineraalide ja mikroelementide nagu tsink, seleen, vask, A, E, C-vitamiinidele ja muudele sarnastele ainetele, sest isegi kui need tulemused on normist madalamad või kõrgemad, on väga keeruline hinnata nende tähendust teie tervisele ja Eestis on peaaegu võimatu saada pädevat spetsialistilt kasulikku informatsiooni nende tulemuste interpreteerimiseks. Oletan, et mõned laboriarstid võib-olla oskavad seda teha, kuid kuna nad ei puutu kokku patsientidega ja ei osale otseselt raviprotsessis, siis on nende konsultatsioonide ja soovituste tegelikku kasu on võimatu hinnata. Aitäh sõbrad, et vaatasite, nüüd on aeg laiki panna, nii näevad seda videot ka teised.